Tere, mina olen Tiina Tambaum. Räägin teile sellest, kuidas pidada vanemate inimestega, kellega ei saa silmast silma kokku, pidada seda sidet telefonitsi niimoodi, et see oleks nende jaoks rahustav, nende jaoks arendav ja nad tunneks, et nad oleksid üks osa sellest kogukonnast, sellest ümbruskonnast, millest nad on füüsiliselt ära lõigatud. Öeldakse, et sõbrad võivad käia närvidele, aga neil on ka võime neid närve korras hoida. Proovime siis selle kõne teha niimoodi, et me ei käi närvidele, me ei aja asja ärevaks, vaid me hoopis mõjume hästi turvaliselt ja teraapiliselt. Telefoni kaugsuhtluse pidamisel on 3 suurt põhimõtet. Esiteks, ta peab olema regulaarne. Praegustel ärevatel aegadel võiks olla iga päev või vähemasti üle päeva. Teiseks, ta peab olema sisukas. Sellest me nüüd põhiliselt räägimegi, kuidas pidada sisukat telefonisuhtlust. Ja kolmandaks, ta peab olema vastastikune. See tähendab, et meie eesmärk ei ole nagu terapeudil lasta inimesel rääkida, vaid meie eesmärk on vedada vestlust. Telefonivestlus võiks kesta vähemalt 20 minutit. Selleks, et 20 minutit vestlust üleval hoida, sa pead enne välja mõtlema või plaani pidama, mida sa küsid, mis teemasid sa käsitled ja mida sa ise endast räägid. Sest nagu öeldud, me peame olema võrdsed vestluspartnerid teisega. Igas vestluses peaks olema sees kindlasti positiivseid emotsioone, huumorit ja nalja. Ja tõsistel aegadel see ka iseenesest ei pruugi tekkida, nii et seda peab enne välja otsima. Ja üks tõsiasi, mis tekitab ka turvatunnet telefonivestluses on, et kõigest, mis te räägite, kellest te räägite, võiks otsida sarnasusi. Te võiks otsida sarnasusi iseenda ja kõneleja vahel, nende olukordade vahel praegu ja minevikus. Sarnasuste väljendamine ja leidmine ja avastamine tekitab hea tunde. Telefonivestluse pidamise tehnilised nüansid. Kõigepealt lepi aeg kokku, millal inimene ootab su kõnet või tahab sinuga vestelda. Ja kui sa siis sellel kokkulepitud ajal helistad, siis kui juhtub, et ta ei saa sellel momendil rääkida, siis ära jäta seda kõnet tegemata, vaid lükkada edasi, leia järgmine aeg, et see ära teha. Kuna kõne on päris pikk, 20 minutit vähemalt, siis võib juhtuda, et teisel inimesel on mitte kõige parem tuju ja ta tahab seda varem, seda vestlust lõpetada, siis sinul kui vestluse juhil, sinu ülesanne on seda vestlust hoida ja küsida ja teemasid tõstatada nii, et vestlus saaks ikkagi täispikalt peetud. Mõned nõuanded kõne sisu kohta. Esimene soovitus on, et rääkige nii olevikust, mida inimene tegi, mida ta tähele pani, millest rõõmu tundis, aga rääkige ka minevikust, mis on olnud, mis nende minevikumälestuste tähendus on praegu, kas on võimalik seoseid tuua praeguse aja ja mineviku vahel, midagi rõõmsat minevikust. Teine soovitus on, et mõned teemad võiksid olla sellised, mis jooksevad vestlusest vestlusesse. Te rääkisite seda ühel telefonikõne ajal ja midagi jäi uurida või mõtiskleda järgmise telefonikõne jaoks, millest siis järgmine kord alustada. Ja kolmas soovitus on, et lase tunda ennast teisel inimesel, kellele sa helistad, vajalikuna, et ta on sinule vajalik. Ta saab väga hästi aru, et sina oled temale vajalik, sa helistad selle pärast. Aga vaja oleks saada tasakaal selle vahel, et ka tema tunneb, et sul on teda vaja. Küsi nõu, küsi abi, ehk tee inimene vajalikuks. Üks nõuanne puudutab füüsilist liikumist, füüsilist võimlemist. Teie vestluspartnerina võiksite küsida, uurida, kas inimene on ennast selle päeva jooksul või viimase ööpäeva jooksul
liigutanud, on ta jalutamas käinud, on ta võimelnud ja väga vabalt võiksite te oma telefonivestluse ajal ka võimlemisharjutusi teha, sirutada, venitada, painutada ja teha seda koos. Ja kui muidu oli raske huumorit ja nalja leida, siis selle ühise võimlemise ajal saab kindlasti väga palju naerda. No nii, teooria on läbi võetud ja et asi ei jääks liialt abstraktseks, siis ma sain nõusse oma hea kolleegi MTÜ-st 65B Aino, kes istub samamoodi eneseisolatsioonis ja kes oli siis nõus mulle olema vestluspartner, nõus olema sellega, et ma seda filmin, saate ideid, millest rääkida ja saate meid jälgida. Ma arvan, et me peame ikka õige mitu vestlust, näidisvestlust. Hoiame pöialt, et kõik hästi läheks ja kiirelt mööduks.